Tere tulemast tagasi meie laheda koolipäeva podcasti ning mul on hea meel tutvustada, et täna on meil külas Tuuli. Tere! Teate, ma kohe hakkaks pommitama igasuguste küsimustega mõnes mõttes, aga ma tean, et täna oled sa siin tänu Kerlile, meie laheda koolipäeva projektijuhile, ja ta ütles ühe sellise väga vahva lause, et küsi kindlasti Tuuli käest, et kuidas tema hobist sai töö, nii et võib-olla alustamegi sellega, et millega sa tegelikult tegeled praegu? Hetkel ma üritan siis enda fotograafiaga hakata rohkem tegelema ja et sellest siis saaks rohkem nagu täiskohaga töö. Et hetkel see on siis siuke poole kohaga töö ja siis teine pool on mul sekretäri raamatupidaja. Oot, midagi sellist ma küll ei arvanud, nagu reaalselt. 2 täiesti ühest ostast teise. Aga kuidas sa üldse sattusid fotograafia peale? Kusjuures see sai kõik alguse sellest, et mu emale õudselt meeldis loodusfotosid teha ja siis perekonda osteti siuke profikaamera, peegelkaamera ja siis see jäi seisma. Umbes nagu igal perel on kusagil seisab see siuke veidikene kallim kaamera. Ja siis ma mõtlesin, et teismine nagu ma olin, tahtsin ikka ilusat pilte endast saada. Ja siis võtsime selle kaamera välja ja hakkasingi pildistama sõbrannasid ja nemad natukene mind ka. Ja siis ma hakkasin nagu vaatama, mul hakkab see päris hästi välja tulema. Ja ma nautisin neid fotosid ja neid tulemusi täiega. Siis hakkasin vaikselt ka Lightroomiga tegelema ja sealt töötlema vaikselt fotosid. Ja lõpuks ma sain aru, et see on minu kirg. Ja mulle nii meeldib seda teha. Ja mitte isegi sellepärast, et umbes see on see koht, kuhu ma lähen nüüd, et saada rikkaks ja hakata täiega raha teenima. Aga ma nii nautisin seda protsessi ja neid pilte, mis sealt tulid. Et see oli lihtsalt nii äge. Iga kord, kui see mingi ägeda pildi sõbrannast, nagu vaata seda. Ja siis ma hakkasin rohkem erinevad sõpru ja tutvusringkonnas pildistama inimesi. Kuniks siis sattusin ühe väga vana sõbraga kokku ja mainisin talle ka, et mulle meeldib pildistada inimesi ja siis ta ütles, et aga lähme teeme photoshooti, nagu mul on vaja brändi jaoks. Ja tema oli esimene, kes ütles mulle Tuuli, et hakkame raha küsima selle eest, et sa pead nagu hakkama seda tegema ja küsima raha inimestelt ja et see on, ma näen, et sa oskad seda ja sulle meeldib seda teha. Ehk siis tema oli minu esimene klient, kes mulle siis päriselt maksis ja sealt edasi hakkaski see vaikselt minema ja siis nüüd selle aasta jaanuarikuus ma võtsingi siis selle otsuse vastu, et hakkan seda asja päriselt ajama. Aga praegu sa pildistad rohkem inimesi või loodust või mis sul ma nagu meeldib? ise pildistan inimesi, mulle õudselt meeldib portreefotosid teha ja kas mingid perefotoshootid või siis just üks ühele mingisugune fashioni stiilis portreefotod ja sellise. Ma nagu katsetan hästi palju erinevaid asju, et vaatan ka ise, kuhu ma jõuaksin omadega ja mis mulle tegelikult meeldib. Igal fotograafil või üldse filmijal on oma selline lemmik kaamerate tootja, nii et kelle usku sina oled? Ma olen Nikon, kuna meie peresse tuli esimesena Nikon ja kui sa ostad kaamera ja sa hakkad sinna objektiive ostma juurde, siis sa pead jääma siis ühele nii-öelda brändile truuks, sest see lihtsalt erinevad nagu Nikoni omad ei lähe Canoni omale. Ja et siis mina olen Nikoni usku. Oi. Mulle isiklikult endale meeldivad Sony asjad, et mina olen see Sony usku, aga eks igalühel oled need omad tööriistad, mis on tema jaoks nagu mugavad ja loogilised. Aga selline huvitav asi, et ütleme, et kui sa alustasid nende loodusfotodega, nagu ma aru sain? Tegelikult minu ema alustas loodusfotodega ja tema hakkas nagu tegema ta teeb hästi, tema jaoks on nagu loodus üks suur kunst ja ta näeb asju, mida mina võib-olla ei pane tähele ja siis ta nagu märkab neid ja tema jaoks on need nii huvitavad, mingisugused väiksed kiiksud ja kääksud, mis võivad seal metsas või looduses olla ja talle meeldib neid üles pildistada, mis näevad nagu veidrad välja. Ja siis sealt edasi hakkasingi mina seda kaamerat kasutama, aga rohkem nagu, et Instagrami ja Facebooki ilusad pilte saada. Aeg-ajalt tuleb ka loodusfotod, aga enamjaolt inimesed on minu teema.
aga kus sa, ütleme, sellist inspiratsiooni saad, et need portreefotod ei oleks nagu nii sarnased võib-olla omavahel, et igas nagu pildis oleks nagu midagi uut, et kus sa seda inspiratsiooni kogud või saad või? Mulle võib kõige rohkem käia kas siis Instagramis ringi või siis Pinterestis ringi ja sealt mingisuguseid killukesi kokku saada ja teen ka mingeid moodboard'e enda jaoks, kus ma siis või mingisugused grupid, kus ma panen ära, et ahah, et sellise stiilis fotod ja sellise või siis foto, mida ma tahaksin juba recreate ida. Ja muidugi ka tegelikult inimesed ise, kui nad tulevad kohale ja siis ma hakkan nendega suhtlema ja kui nad hakkavad ennast tundma minu juures mugavalt, siis nad tulevad nagu oma mullist välja ja nad hakkavad ise ka pakkuma asju ja hakkavad mingisuguseid poose tegema ja siis ma näengi, et see on nii äge, et tee seda. Või et natukene juhendan neid ja nii äge on näha, kui nad mõtlevad mingeid asju välja või siis koos saame midagi sealt välja mõelda. No sa oled pigem see, kes teeb selliseid värvilisi pilte või sulle üldse meeldib äkki mustvalge stiil? Ma pigem teen värvilisi. Et aeg-ajalt ma vaatan küll, et see sobiks mustvalge nii hästi, et ühe sessiooni jooksul võib-olla mingi 1-2 mustvalge fotot tuleb ka, aga pigem meeldivad ja värvilised fotod. Millegipärast ma kuidagi kujutan praegu ette, et selline must-valge stiil ja siis nagu mingid mehed ülikondades, ma ei tea, see on reaalselt mu vist unistuste photoshoot, mida kunagi teha, see lihtsalt tundub nii kuidagi võimas või nagu see emotsioon, mis saab pärast võib tulla, et see kõlab üli ja nii, et kui sa kunagi selle ära teed, siis anna teada, ma tahan neid pilte kindlasti näha. Teeme nii. Aga mitu aastat sa nüüd seda kõike teinud oled? 7-8 aastat. 7-8. Kas sul on olnud kas selliseid hetke, kui sa tunned, et okei, mul ei tule üldse enam need fotod välja, mitte mingit inspiratsiooni, motivatsiooni, mitte midagi ei ole. Et viskaks selle kaamera nurki ja oleks nagu, ei, ma lähen nüüd teist teed. Võib-olla, kui ma alustasin sellega, siis ma isegi ei mõelnud sellest, et sellest saab midagi. See oli rohkem lihtsalt see, et pildistamise pärast. Enamus asja tegelikult seisis mul ja kogus tolmu. Ja väga mitu aastat. Ma isegi ei arvanud endast midagi, et ma mõtlesin, et sõbrannadele on tore häid pilte teha, aga ma nagu, ma ei arvanud, et see kuhugi viib. Ja siis lõpuks inimesed hakkasid minu ümber hästi survestama mind, et kuule, et päriselt ka, et hakka rohkem postitama ja jagama oma pilte ja et võtta see asi kätte. Ja peale seda, kui ma nagu võtsingi selle otsuse vastu, et okei, see on midagi, millega ma päriselt tahan hakata tegelema, siis ei ole nagu sellist hetke enam tulnud. Et alati ma teen hästi palju eeltööd enne igat fotosessiooni. Ma uurin kliendid enam järgi, mis on tema visioon, mis on tema ootused, keda ma üldse pildistan. Ja ennem seda ma brainstormin hästi palju iseendaga ja tekitan endale mingisuguse ettekujutuspildi, et milliseid fotosid ma tahaksin saada või siis ma panen endale, kui poosidest, ma ei tea, brain freeze'ib täiega, et siis mul on olemas telefonist võtta ka mingi poosiideesid ja nii edasi, et ma oleksin võimalikult valmis selle jaoks, et ei tuleks seda, et jõuan sinna kohale ja mitte midagi tuleb välja, ma olen lihtsalt katki. Minu suurim õudus on nagu kusjuures see, et ma olen kohale ja ma ei saa mitte ühtegi ilusat fotot. Siiamaani seda ei ole juhtunud, aga selles suhtes jah, et hästi palju panen sellesse, et eeltöö ja ma jõuan kohale, ma olen 100% valmis, ma annan ennast kõik ja siis hakkan muidugi suur töö pihta peale fotosessiooni, sest pilte ma ju töödelda ka ja siis on jah aeg-ajalt küll, et ei tule pildid välja ja appikene aga puhkus tuleb anda vahepeal silmadele ja ka ajule ja siis ma ootangi väikse puhkepausid, tulen tagasi ja vaatan, see on nii kohutav, nii kollane ja siis hakkan otsast pihta pildiga ja lõpuks tuleb välja. Punnitan nii kaua, kuni lõpuks tuleb välja, et ma ei anna jonni ma reaalselt, ma ei ole vist kuulnud mitte ühegi fotograafi käest, et ta nagu nii hullu eeltööd teeks, et mõtleks isegi igaks juhuks mingi back-up plaane välja poosidest. Ma reaalselt esimest korda kuulen, et keegi sellist eeltööd teeb. Aga samas ma kujutan ette, et see on väga kasulik. On. Et kui reaalselt panebki aju sul seal kuskil kokku. Seda sa kunagi ei tea tegelikult. Et aeg-ajalt ongi, et näiteks, ma ei tea, mul on paarikene seal,
mees ja naine ja nad tunnevad ennast ebamugavalt minuga, selles närv on sees. Ja mina olen siuke, aga siis on nii lihtne võtta lihtsalt telefon kätte ja vaadata, kas mingid nipid, et a la, et sosistada talle midagi kõrva, midagi naljakat. Või nagu me siin alustasime soundchecki tehes, et kirjelda, mida sa hommikusööks sõid, et samamoodi, et midagi sellist, et sosistada kõrva, mis ajab nad naerma ja nii-öelda toob oma sellest kestast välja. Et kõik sellised asjad, kui on nagu olemas kirjas, siis sa tead, et sa ei jää sinna punkti kinni ja et saame nagu edasi liikuda sellest. Kas sul on ka mingid sellised lemmikuid kohti, kus sulle täiega meeldib pildistada? Üks mingi koht, et ma tahan sinna alati tagasi minna. Ma mõtlen, me tavaliselt ikkagi tuterdame suhteliselt palju ringi erinevates kohtades. Mul meeldib õudselt nagu käia mööda Tallinnat ja Eesti ringi, aga ma arvan, et kõige rohkem, kus ma olen käinud shoote tegemas, on Kolga piirkond. See on Tallinnast mingi 60 kilometrit eemal. Ja kuna mu vanaema elab seal ja minu sõbrad on seal pärit, siis see on see põhikoht, kuhu ma mäletan, mis ma tean seda kohta nii hästi, ma olen üles kasvanud seal, et seal on see Viru raba, siis seal on RMK üks siuke grillimiskoht, siis seal on hästi ilus teha, siis see ümbrus ja siis Kolga mõisa ääres ja kõik see kant on see minu go-to koht, kus kui midagi ei tule pähe, siis sinna saab alati. Eks jaa. Tegelikult on hea, kui on vaata mõni selline koht, kus võib-olla mõnes mõttes äkki immutad seda inspiratsiooni ka, et tead, et unes äkki need veel. Sinna kivi juurde võiks minna küll ja seal pane mingi tossu ka veel ja sobib. Just, pikkene ma olen siuksed asja liiga palju unes teinud. Oled või? Jaa. Mis on klahe? Et vahepeal ärkan küll üles nagu nii photoshooti idee tuli nüüd või siis enne magaminegut siuke üks silm lahti kirjutan asju üles, meelde jääks, vaata. Mis on kui hinge? See on nii lahe nagu mõelda, kuidas keegi kuskilt mingid ideid või asju saab. Et mõni näeb unes, mõni lihtsalt sõidab trammiga, saab ideid. Et põhinevad ideed tulevad. Kui ideed ei tule, siis on veits jama. See on veits jama. Aga õnneks mul on kliendid, kes on nii armsad ja pakuvad ka ideid ja tihtipeale on muidugi ütelda, et ma lasen sulle oma asja teha ja et lihtsalt kasuta mind ära ja pane mind nendesse poosisse, mis sa tahad või mida iganes. Aga neil on ka igasugu mingi botaanikaaeda minna või siis just ühe tüdrukuga mul oli. Ta tahtis ka siuke nagu taimede keskel midagi sellist fotosid saada. Ja siis me läksime minu ristisa juurde, tal on siuke basseiniruum, kus on siis ka juuks. Ja siis me tegime seal pilte, sest tal on seal, ta on siuke nagu, mis see sõna nüüd ongi? Kasvuhoone, kasvuhoone stiilis on siuke, mis ulatub nagu majast välja, ehk siis on klaas igal pool. Ja siis klaasi ääres on taimed tal pandud, igasugused kõrged, suured. Ja siis me läksimegi sinna ja võtsime mullid välja ja teist tema tuli ja puhus mulle. Ja siis tema seal oli taimede vahel ja need tulid nii ägedad pildid, nagu ma nii armastan, need on minu lemmikfotod. Ja kui inimesed küsisid, kus te käisite mingi botaanikaias kusagil pildistamas? Ei, ristisa kasvuhoones, kus on veel jõusaal, tegelikult jõusaali need vahendid on see kõik tegelikult taustal ja aga tegelikult ongi see, et ei ole oluline nii väga see koht, kui siis see, mis nurgad sa teed neid pilte ja mis poosid on ja idee. Et seda ma olen nagu õppinud kõige rohkem, sest alati on see, et mis on äge asukoht, kuhu minna tegema pilte. Asukoht ei pea olema alati see kõige vingem osa, või ikkagi kogu fookus minu jaoks on inimesel ja millised pildid tulevad sellest inimesest. Väga vinge. On sul mingid sellised halbu kogemusi ka, et sa tuled sealt photoshoot'it ära ja siis sa mõtled nagu mingid, kui palju võis see inimene vigiseda, kes mul seal kaamera ees näiteks oli või et kõik läkski väga vussi ja nagu said sellist halba tagasisidet või nagu sellist
mitte nagu tagasisidet, vaid pigem nagu sellist halba emotsiooni. Et sa saad tembeldada selle täpselt, et see on mu kõige halvem photoshoot üldse nagu. Kusjuures ei ole olnud. Mul hetkel veel ei ole olnud jumal tänatud selliseid No ma loodan, et siis ei tule ka. Just. Mul oli ükskord, kus ma alles hiljem fotosid töödeldes avastasin, et kliendil lõid jope luku tahti. Ja siis ma mõtlesin küll, et miks ma seda ma ei pannud isegi nagu alguses seda fotosid töödeldeski tähele, kuniks üks saatsin ühe sõbrale ja sõber ütles, kuule, tal on jope lukud, nagu need taskud on kõik lahti ja ma olin nagu, pooltel fotodel on siis niimoodi. Et see oli nagu, aga jällegi see oli õppetund, et nüüd ma jälgin ka pisidetaile klientidele, et kuidas nema juuksed on, kas kaelakett on ilusti, kas nööbid on ilusti kinni, kas lukud on kinni või lahti. Ja ükskord me käisime, mõtlesime ka sõbrana, et lähme teeme photoshooti, üliäge idee. See oli aasta kõige külmem päev. ma olin siis veel suhteliselt algaja ja oli -22 kraadi. Issand jumal. Ja me läksime Telliskivi siis photoshooti tegema. Ta veel mõtles, et äge oleks nahk tagisse ennast mõnda. Me ei teadnud, et nii külm ilm. Ehk siis sa kujutad ette, et lõpuks meie sõrmed lihtsalt kukkusid otsast. Ja siis mõtlesime, et tossu välja. Pildid tulid mega ägedad selles suhtes. Aga pärast seda me olime, et never again, nagu -22 kraadi oli ikka julm. Ma loodan, et ehitasite lumevemme ka siis. Aga ta ei lumi hakka kokku siis. Ei, siis ei hakka lumi kokku. Ei, siis oli lihtsalt külm. Ja siis me lihtsalt istusime milades see pilt on nagu okei, väga kena. Et see minu modell oli ikka üks vaperdüruk. Aga oled sa pidanud ka kellelegi ära ütlema, et kuule, sorry, et ma ei võta seda tööotsa vastu või pigem sa oled see, kes pigem ikka võtab vastu need asjad? Ma olen ühe korra mul tehtud üks pakkumine. See oli aktifotod ühe kalendri jaoks. Soh. Ja ma kahjuks selliseid fotosid ei tee. Et see oli see, kus ma tõmbasin piiri ja ütlesin. Äkki sobib keegi teine fotograaf selle jaoks paremini. Sest mina ei tunneks sellest mugavalt seal taga ja kui mina ei tunneks mugavalt, siis modell arvatavasti ei saa ka ennast väga mugavalt tundma ja need fotod ei tule just kõige paremad välja. Ja ükskord oli lihtsalt ajaliselt ei klappinud, ma väga tahtsin minna, aga kahjuks ajaliselt ei klappinud, aga kui vähegi võimalik, siis ma ikkagi tahan selle fotoshoot ära teha, ma olen nagu valmis neid väljakutseid vastu võtma, aga väga harva tõmbama selle piiri ja ei. Ei, see on lahe. Aktiivfoktod on tegelikult väga selline spetsiifiline ta on suund. Väga spetsiifiline, just. Ja üks võib-olla, millele ma ka hetkel veel ütleksin ei, oleks, mis on just vastsündinud inimikutega, et kui, see on ka nii omaette teema, kuidas neid asetatakse. Inimesed on käinud spetsiaalsete koolituste selle jaoks, et nagu tegeleda nende beebidega ja kuidas neid hoida. Mina ei oska seda. Kui ma olen vaadanud neid beebifoto, siis need on nagu, vahest pannakse kuidagi nagu niimoodi hästi pisikeseks, siis ma mõtlen nagu, kas ta katki ei lähe. Ja pakitakse nagu igatepidi kokku seal. Ja siis pannakse mingi kutsikas ka veel peale. Just. Ja need on väga ägeda fotod selles suhtes, aga ma tunnen, et ma ei ole veel seal. Kui ma tahaksin kunagi hakata sellega tegema, siis ma läheksin vastavalt koolitusele, et ma oskaksin nendega tegeleda, neid hoida, asetada. Et see on siuke omaette teema, ütleme nii. Ja võib-olla nendele fotodele ma pigem, fotosessioonile ütleksin ka pigem ära. Aga sõbrannad siiamaani kutsuvad sind? Kuule, toi, tuli, lähe, teeme Insta jaoks paar pilti. Sa ei kujuta ette ka. Aga mulle meeldib sellepärast, et ma saan harjutada. Ja fotograafias ongi see, et mida rohkem sa harjutad, seda paremini see tuleb välja. Ehk siis tee ükskõik millest pilte, võta kaamera kaasa, tee inimestest pilte. Üks minu asju, millega ma siis veidikene veel pean harjutama ja vaeva nägema, on siis, kui ma pean inimestest tegema lihtsalt niisama fotosid, näiteks mingi üritustel. Et ma olen nii harjunud sellega juba, et mulle poseeritakse, et mul on sellised üks-ühele või siis ongi selline nagu fotosessioon. Aga mis puudutabki nii-öelda lihtsalt võtma kaamera kätte kusagil üritusel ja tegema niisama pilte inimestest. Et see on veel midagi, millega ma tahan veel rohkem vaeva näha ja harjutada. Ja
saada sellest paremaks. Aga kas sul on ka mingid sellist unistuste photoshoot'i, mida sa kindlasti tahad teha, näiteks mingid pulmad või on sul nagu selline idee, mida sa veel nagu teha ei saa? Selles suhtes, eks ma võtangi hetkel nagu üks samm korraga ja proovingi edasi jõuda ja areneda, aga eks ma arvan, et kõige suurem unistuski ongi see, ma leian nagu rohkem selle oma niši. Et hästi paljudel, kui ma vaatan nagu fotograafe, kõigil on oma mingi niš, vaata oma stiil, kas nad teevadki pulmafotoseid mega ägedaid. Ma osasi fotograafe vaatan seal, nende pulmafotod on lihtsalt nii imelised, millised eeskujud, et ise tahaks ka jõuda ühel päeval nagu see kvaliteet on lihtsalt nii hea, et võib-olla rohkem ongi see, et jõuda samale tasandile nagu nemad. Aga jah, leidagi siuke käekiri, oma käekiri, et võib-olla see oleks kõige suurem nagu unistus, et ma saaksingi seal nii-öelda selle oma käekirja sees nii-öelda hullu panna nende fotodega, sest see on minu meelest kõige lahedam fotograafi juures ongi see, kui ma näen, et tal on siuke spetsiifiline käekiri. Ehk siis, kui kliendid tulevad, siis nad vaatavadki ära, et ta teeb sellise stiilis, selliseid fotosid, mina tahan ka seda. Ja on ka kliendile tegelikult lihtsam. Mitte, et sealt natukene. Muidugi hetke ma teen seda, sest lihtsalt ma tahan ise ka jõuda sinnamaani, et näha, mis mulle üldse sobib. Kui ma näiteks Instagramis feedis scrollin seal rahulikult ja näen neid erinevaid pilte, siis igal fotograafil on nende toonidega ka mingi oma värk, et mõni tahab selliseid väga selliseid külmi toone, mõni soojemaid, et kumma poole sina kaldud, kas pigem sellised külmad või soojad või? Ma tahaks minna soojemate poole, aga ma ikkagi, kui ma töötlen, siis enamus on mul külmemad ja ma üritan alati soojemaid, aga need tunduvad nii sooja minu jaoks alati. Ja siis, kui ma näitan ka inimestele tagasisidet saada, et enne kui ma siis kliendile annan need fotod edasi, et kas see on liiga soe või kas see on liiga kollakas või siuke oranžikast. Ei, see on nii mõnus, et ongi siuke soojema, ma nagu siis asi minus. Et ma pigem kaldun külmemate toonide poole, et ka töötasin. Ma vahepeal ikkagi üritan seda soojemat sinna sisse, sest kui ongi mingi ala päikseloojanguga fotod, sa ei saa neid teha külmale, ikkagi mõnusam, kui sa tood ka selle soojuse sealt välja. Oled sa seda ka kartnud, et klient ütleb, et need fotod mulle üldse ei meeldi? Iga kord tuleb see väike surin sisse, et aga see on mõnes mõttes vast hea võib-olla, et nagu selline pinge on, sest siuke väike pinge on alati hea, et sest see hoiab sind erksana ja sa ei lasku sellele, et sa lihtsalt üle jala vist öeldakse või? Nii. Vist öeldakse. Et sa lihtsalt niisama teed need töötleb fotod ära või lihtsalt niisama lähed sinna, teed mingisugused klõpsud ära, et oma raha kätte saada ja klientile mingi fotod nii-öelda presenteerida. Et sa ei lase selleni laskuda endal. Et sa hoiad ennast kogu aeg nagu erksana selle koha pealt ja üritad ka arendada. Ma pidevalt näiteks vaatan ka YouTube'i videosi, kuidas erinevad fotograafid töötlevad asju või nipi või behind the scenes. Hästi tihti ka mingisugune pulmafotograafid teevadki, kus nad filmivad üles, siis kuidas nad nagu pildistavad pulmi ja mis on nende mõtted, kui nad teevad fotosid. Et see on nagu hästi äge asja, mille peale ma isegi tuleks. Aga mille peale tema mõtleb kas valguse suhtes või kuidas inimesed ennem teeb eeltöö mõeldes, kuidas inimesed siis seisavad või kus nad on. Et hästi põnev on sealt nagu õppida. On sul ka mõni iidol näiteks, kelle fotod sulle nagu rämedalt meeldivad ja ta on väga selline professionaalne ja siis sa mõtled, tahaks temasugune olla? Ma arvan, et Rosenwald ta on pulmafotograaf muidugi, aga mulle nii meeldib ta süda, kuidas ta on nii tagasihoidlik, aga samas tema fotod on nii imelised, need ei jäta sükest ületõdelt muljet, need on nii, ta teeb nii erinevaid
selles suhtes erinevaid fotosid, et iga kord ma olen nagu nii hämmastunud, kui imelised need on. Et ta leiab teisi erinevaid nurkasid. Ja see mulle õudselt meeldibki, et ta nagu hästi annab mulle inspiratsiooni ka proovima uusi asju võib-olla, sest ma olen harjunud, mulle õudselt meeldib näkku ronida inimestele. Võimalik läheda ja nüüd ma nagu olen õppinud, et tegelikult inimestele väga ei meeldi, kui neile kaameraga näkku. No pigem vist. Ehk siis tavaliselt mulle meeldib, mul on see minu zoom lens ja siis sellega ma olen eemal ja nemad arvavad, et ma teen siit pilte, aga tegelikult hoia saa, noh. Ups, zoomisin ta niimoodi silma sisse. just, aga tema ei tea seda ja ma nagu, ilusad fotod, ja vaata siin, nii mõnus. Ja pärast näitan, ja siis on nagu, wow, et nii ägedad pildid. Ja ma ei teadnud, et sa mulle nii lähedale tuled, aga kui ma oleksin talle kohe seda öelnud, vahepeal ma ikkagi ütlen ette, et kuule, ma nüüd teen nagu suhteliselt lähedalt. Aga tihtipeale ma ei ütle ka ja siis nad nagu meeldivad üllatunud, sest see paneb kuidagi teeb õudselt ebakindlaks küll, kui ma tean ka ise kogemusest, et kui väga lähedale tullakse selle kaameraga. Aga kui su sõbrannadega käid pildistamas, kas sa siis teed ka samamoodi sellist hästi suurt eeltööd või siis on see, et teeme, kuidas tuleb? Siis võib-olla natukene vähem, aga tihtipeale ma nagu käingi Pinterestis ringi. Ma just paar päeva tagasi leidsin inspiratsioonifoto, mis nägi nii äge välja, et see oli mere ääres ja siis päikseloojangu taustal oli mullitajaga, siis oli tehtud mulle ja siis inimene poseeris seal ja mõtlesin, nii äge. Ja siis ma saatsin ühe grupi chati, et kuulge, ma tahan proovida, uus õnn, vaata. Ja siis kohe mina tahan. Et alati ei peagi mingid suuri eeltöösid tegema, või siis keegi saadab mulle foto, et kuule, üliäge, lähme proovime. Ja mulle nii meeldib, sest ma tahan proovida uusi asju, ma tahan oma seda mugavustsooni laiendada ja katsetada asju. Ehk siis ma võin päris julgelt väita, et tegelikult see amet, võib öelda vist, amet, eks ju, mida sa hakkasid lihtsalt katsetama, on nüüd saanud sinu selliseks kireks. Just, et ma poleks seda elu sees arvanud, sest ma tegelikkuses üldse, kui ma lõpetasin põhikooli, siis esimene küsimus muidugi alati on see, mis nüüd teed siis? No mis sa teed nüüd? Mis sinust siis saab? Ja sul peab olema alati väga adekvaatne, väga korrektne vastus selle jaoks. Sult oodatakse. Ühiskond on pannud sulle suured ootused peale. Sinu perekond võib-olla või sugulased, tuttavad. Ja siis ma ka ei teadnud, mis minust saab. Aga ma läksin siis keskkooli edasi, mõtlesin, et suur samm. Keskkoolis ka, nii kui jõuad lähemale lõpetamise, no mis sinust saab, mis sa siis teed? Ja see küsimus oli alati, see oli nii, pinge tuli peale. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea. Ja see on nii okei, kui sa ei tea. Sellepärast, et kõige olulisem ongi tegelikult haarata kinni võimalustest, mis sulle antakse. Ma olen nüüd saanud kätt ka proovida TV7-s käia filmimas, kaameramees olla vabatahtlikuna. Samamoodi mulle lihtsalt sellepärast, et ma olen oma koguduses olen olnud kaamera taga, siis sealt on tulnud mulle võimalus, et haarata kinni igast võimalusest, mis sa saad. Ja see on nii oluline. Ja sealt edasi, kui ma keskkooli lõpetasin, siis jälle, no mis sa nüüd teed? Mis sa siis hakkad tegema? Ma isegi mõelnud, et fotograafia on valik. Sest keegi mitte kunagi ei räägi sellest, et sa ei pea saama õpetajaks, arstiks, juristiks või mingid sellised suured ametid. Aga mina kahjuks seda usku, et ainult need ongi minu valikud. Ja siis läksin õigust õppima, TalTechi. Mõtlesin, et jah, minust saab rahvusvaheliste suhetes mingisugune tähtis tegelane. Ma sain väga kiirelt aru, et see ei ole mulle. Siis ma mõtlesin, et proovin äkki aasta aega või õigemini lähen proovin Tallinna Ülikoolis äkki minust saab ingiskeele õpetaja. Ja kõik olid, hurraa, õpetaja, väga hea, et ühiskond on vaja õpetajat. Aasta aega olin ära ja ma sain, et minust ei saa õpetajat. See ei ole, mul ei ole mingit kirge seal taga ja ma ei taha minna teha endale kraadi lihtsalt sellepärast, et
ma saan kraadi. olemas. Mul on tehtud, kirjas baka olemas. Ja siis ma lihtsalt vaikselt tuiasingi ringi. Mul oli päris palju oli neid hetki, kus mul olid paanika ja ärevuse hood lihtsalt sellepärast, et mis minust saab. Miks mul siiamaani, ma olen juba 18-aastane, ma ei tea, kes minust saab, mis ma edasi teen. See võttis üks suvi, kus ma lihtsalt, ma nutsin, ma nagu teab, ma olen nagu läbi kukkunud, ma ei tea ikka veel, mis minust saab. Ja ma pidin selle enda jaoks selgeks tegema ja siis käis see klikk ära, et see on okei. See on okei, et sa ei tea, mida sa tegema hakkad. See ongi see aeg praegu, kus sa katsetad asju, sa haarad kinni võimalustes, mis sulle pakutakse, kas siis ükskõik mis valdkonnas ja sa arendad ennast, kas ma hakkasin ennast arendama muusika valdkonnas, fotograafia valdkonnas, andsin ennast enda sekretäri tööst parima ja hakkasin seal rohkem loovaid asju tegema. Ja lõpuks ma saingi aru, et ma olen loodud tegema loovaid asju, mitte selliseid väga akadeemilisi asju. Või jah, ja sealt lõpuks ma hakkasingi aru saama, et see on täiesti okei ka minna fotograafia peale üle ja võtta seda, kui siis erialana ja hakata sealt edasi raha teenima ja selle peale siis oma amet üles ehitama. Et see oli siuke hästi pikk teekond, et jõuda selleni, et jah, see on okei ja see on, mida ma tahan. No ma siiamaani tegelikult ei tea 100%, mida ma tahan. Aga see, kui ma ka nüüd jaanuaris võtsin selle otsuse vastu, et ma lihtsalt annan ennast parima ja ma proovin sellega siis, mis saab, et siis vähemalt ma ei kahetse seda ja ma annan ennast parima. Aga ütleme, kui nüüd mõni noor, kes meid vaatab, kuulab, et kas sul on mõni selline nõuanne talle anda või nipp anda, et kuidas, ütleme, saada, issand, mul juba keel sõimes, kuidas oma hobist teha siis selline töö? On sul mõni hea nipp äkki? Ma arvan, et kõige parem ongi see, kui sa hästi palju lihtsalt teed uurimustööd selle kohta. Vaata, kuidas teised on samamoodi teinud sellest endale hobist, siis rajanud karjääri. Mind õudselt erinevad YouTube'is, kui ma vaatasin erinevaid inimesi, kuidas nemad samamoodi alustasid lihtsalt niisama inimestest pilte klõpsates ja on jõudnud, et leida endale need inimesed, kellele sa saad nagu üles vaadata ja kuulata neid ja võtta nagu kasutusse ka nende nippe selles suhtes ja ma arvan, et kui sa hakkad seda aina rohkem ja rohkem tegema ja sa arendad seda pidevalt ja tõesti paned oma südame sellesse, siis sa saad sellest luua midagi suuremat. Aga tulles tagasi meie laheda koolipäeva juurde, siis meil on selline juba vaikselt välja kujunenud, rahu endale. Mees on mingi keel jumala sõlmes. Selline kindel küsimus, mida ma olen kõigilt küsinud. Okay. Mille üle oled sina täna tänulik? Mille üle mina täna tänulik? See on see koht, kus sa ei mõtle, vaid sa kohe ütled. Seda. Ma arvan, ma olen oma perekonnaga kõige rohkem tänulik, sest nad on mind toetanud absoluutselt igas otsuse, mida ma olen vastu võtnud. Nad julgustavad mind. Et sellest, kui ma tulin ülikoolist ära 2 korral, nad toetasid mind ja nad ütlesid, okei, ma näen, et sulle ei meeldi see või sulle ei sobi see. Kui ma otsustasin lõpuks, et tead, ma hakkan selle fotograafia asjaga pihta, nad rõõmustasid minuga ja kui ma helistasin neile, et ma sain oma esimese kliendi, siis nad rõõmustasid ka selle osas minuga ja nad uskusid minusse. Et see on nii oluline, et sul on perekond, kes sind toetab ja kes usub sinusse ja kelle peale sa saad ka loota. Nii vinge. Aga mul on väga hea meel, et sa tulid täna ja ma loodan, et see väike saade, mis me nüüd tegime, inspireerib ka teisi noori.
ja teeme viimase lehvitusega, mis sa arvad? aitäh sulle, et mind kutsusid ja ma loodan ka seda sama. aga teistega kohtume juba järgmine kord. Tšau!